No tere jälle kõigile minu kanali kuulajatele, vaatajatele, jälgijatele. Ja täna on 10. august, augustikuu. Ja augustikuu on üldiselt selline kuu, kus tehakse igasuguseid hoidiseid ja vot minul on ka mõningad produktid siin nagu oodanud oma järgi, et need saaks nagu purki pandud ja ära konserveeritud või moosiks keedetud või mis iganes. Ja ma siis otsustasin, et ma teen selle täna ära ja ma teen selle täna selle mingi kindla suunitlusega ja selle tänane alapealkiri on retro feeling, et mul on sellised imelikud feelingud ja mul on tegelikult, kuna ma olen Tarmo fänn, siis mul on täna ka Tarmo kingitud särk seljas, Tarmo retro feeling ja ma näitan selle nagu kaugemalt nüüd ära ja siis ma katan selle kinni sellise asjaga, eks ole, osaliselt, aga see mikrofon, vaba mikrofon jääb siia alles. Ja asume siis asja kallale. Millest ma siis täna rääkida tahan? Ma tahan täna natukene nostalgitseda mõningate asjade kallal, ma tahan natukene iriseda, ma tahan natukene vürtsitada, ma tahan natukene kritiseerida, ühesõnaga üks te ise kuulete, mis sellest kõik välja tuleb, ma tegin mingisuguse spikri ka. Ma kergitan seda kaamerat nüüd natuke. Vabandust, mul on hääl ikka natukene veel siukene nervõbani vjassa. Aga mis ma tahtsin nagu rääkida? Võt kõigepealt sissejuhatuseks ma tahtsin seda öelda niimoodi enne, kui ma selle moosipaja tulele panen, et mul üks vana bändikaaslane ütles hiljaaegu mulle niimoodi, et mul pidavat pea suitsema. No ei ime ka, et ei suitse ju. Vaata, mul on siin pea sees üks siukene ajukene ja see ajukene on natukene lollikene. Vaata, ma kasutan seda ajukest päris palju nagu mõtlemiseks ja ma mõtlen päris palju ja no siis ime ka, kui üle ei kuumene ja tossama ei hakka ja sellepärast ma panin nagu mütsi pähe, et see suits välja ei paistaks, et võib-olla tekib niivõrd retro feeling, et see suits, mis siit peast välja tuleb, ühesõnaga varjutab mu näo kõik ära ja et see suits siis siia nagu mütsi alla pidama jääks, siis ma panin mütsi pähe, aga sellel on tegelikult ka teine tähendus, eks ole. Kui te seda mütsi nüüd vaatad, see on mul nimeline müts kõik, eks ole, et oleks ikka teada, kellega tegemist on ja nii ja naa, aga selle juurde me jõuame natukene hiljem. Aga hea küll, minul pea suitseb sellepärast, et ma kasutan oma ajusid palju. Aga kui ma nüüd hakkan meenutama selle bändikaaslase enda nagu ühiselt koos veedetud aegu ja tema väljaütlemisi ja tema üleüldse tema ütlemisi kõike, siis ma pean paraku ütlema niimoodi, et minul on hakanud ajud suitsema, aga temal on suu suitsenud elupäevad. Ja isegi ka ilma piipu popsimata suitsenud. Ja kui nagu omal nagu vähe mõistust on nagu väheks jäänud, siis on seda nagu emme käest juurde hangitud, eks ole, ja siis sealt on siis antud juhtnööre, mida teha ja kuidas teha ja muidugi tema targem inimene, eks ta ju näeb siis ja oskab juhtnööre mulle ka soovitada nagu, et mul ajud suitsevad. Ma ise nagu ei pannud tähele, keegi teine ei ole osanud ka sellele tähelepanu juhtida. Muidu lollakaks peetud, aga et nad lausa kärsama on hakanud, see on ise asi, on ju. Aga et ja see tema emme on ikka nii tark, et tema teab ikka täpselt, mida kõike teha, et kui me meenutame seda tema isa kunagist ütlemist, siis ta ütles mulle kunagi niimoodi, et tead, Lainekene, terve Eestimaa peal ei olnud nii käredat naist, nagu ma ei hakka nimesid nimetama esialgu, et ma pidin käima teiselt poolt piiri toomas. Oli ikka paras kärts küll, tundub et siiamaani kärtsutab ja kamandab ja ütleb, mida keegi peab tegema ja mis on hea ja mis ei ole hea ja küll, eks ta minu kodus üritas ka paar korda käia ja kärtsutada, aga minu ema pani ta ilusti paika niimoodi, et seal ta nagu eriti kärtsutada ja uksi paugutada ja nii edasi targutada ei saanud. Aga mul oli ka peaaegu võimalus mängida ühte tema nimekaaslast. See oli selline
muusikaline etendus, Albert Uustundi soolane suudlus, kus oli siis nagu peaosaline oli ka üks Hildegard, kes oli läinud siis sealt Kalurikülast ära Rootsi ja tal jäi sinna, noorepõlve armastus jäi sinna maha ja siis ta tuli mingi aja pärast, tuli siis sealt Rootsist tagasi oma kodukülla käima ja siis kohtusid nad oma selle vana armastatuga seal ja siis meenutasid neid seal vanu aegu ja neid jagasid siis neid soolaseid suudlusi. Ja see oli selline muusikaline, seal oli vaja laulda üks soolane suudlus ja nii bla 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 bla. Nii et ma mõningaid asju mäletan, aga mul jäi see asi katki sellepärast, et ma olin just üsna värskelt abiellunud ja temperament selle Mägi eestlasele ei kõlvanud see kohe mitte sugugi, et tema värskelt abiellunud naine nüüd käib seal kusagil näiteringis ja hakkab mängima seal nüüd musustama mingi võõra mehega, jääb ära. Ühesõnaga tehti mul see asi võimatuks ja jäi minul mängimata see superroll, aga nüüd, minu nimi ei ole nüüd küll Hildegard, minu nimi on nüüd, siia kolid, see oli Laine aga nüüd olen ma baroness, eks ole, ja ma ei ole Rootsis, ma olen hoopis Inglismaal aga kui me hästi meenutama hakkame, siis äkki mul ongi seal kusagil, mitte Kalurikülas küll, aga äkki mul ongi seal kusagil Eestimaal mingisugused vanad peikad maha jäänud ja kes teab, võib-olla ühel päeval ma lähengi veel Eestisse tagasi ja kes teab, võib-olla me saamegi veel kokku ja võib-olla me teeme uue muusikalise etenduse. Kes teab, kõik on võimalik. Vot nii palju siis sellisest sissejuhatusest, et ma olin nagu jäi mängimata. Aga see selleks. Aga nüüd me jõuame selleni, et mis mul natukene hinge kraabib ja millest ma tahaksin nagu jagada, et ma olen võidelnud selle sooviga, et ma sellest ei räägi ja mitte kuidagi ei saa üle ega ümber ja siis ma ikka mõtlesin, et ei saa mitte väike olla enam ja ma parem räägin selle asja, nagu öeldakse, et paneme selle asja nüüd ilusti konservikaane peale ja siis on selle asjaga nagu ühel pool, paneme siis sinna riiuli peale seisma, laagerduma. Saab sellest siis lecho või saab sellest siis mõru maitsega lecho või magusamaitseline midagi või muus või ma ei tea, mis sellest välja tuleb, eks me vaatame lõpuks. Nii, aga kui te nüüd olete tähele pannud minu jälgijad siin, siis ma olen siin teinud reklaami ühele raadiole, see oli meie raadio. Mitte ainult reklaami, ma olen seda raadiot kuulanud ja ma olen seda päris hulgaliselt, päris arvestatavate summadega toetanud. Ja tegin ka reklaami, et ka teised seda toetaksid ja olen palju pakkunud neile ideid ja kõik sujus justkui ilusti, aga siis läksid ühel päeval meil suusad risti. Ja siin arvatakse küll, et äkki need suusad on võimalik õigeks ajada, aga need suusad on nii ristis, et neid ei ole võimalik enam kuidagi sirgeks ajada ja ma olen siin, üldiselt mulle jõuavad sõnumid kohale esimese korraga. Asi sai alguse sellest, et Illar Kohv, kellel oli eile sünnipäev, on ju, kes sai 59-aastaseks, tema viis mind selle raadioga kokku, kuna ta hakkas mind seal tervitama minu lauludega alguses. Ja mina ei teadnud sellest mitte midagi, et see on internetis kuulatav ja nii ja siis ma hakkasin nagu pika peale kuulama seda mingil hetkel ja vaatasin, et et okei, päris normaalne ja hakkasin nagu jälgima ja siis ühel laupäeval siis öeldi niimoodi, et ma ootan juba põnevusega, millal see baroness sealt Inglismaalt Illarit vastu hakkab tervitama. Ühesõnaga, see oli väljakutse mulle ja ma juhtusin seda kuulma. Ja siis ma hakkasin asja uurima, kuidas see internetis kuulamine käib ja ma ei teadnud, ma ei kuulanud eriti. Ja siis ühesõnaga tekkisid meil siis nagu lähedasemad sidemed. Hakkasin ma siis nagu suhtlema, siis ma nägin, et nad seal kuulutasid, et see on nagu eraraadio ja ta nagu otsib sponsoreid, kes aitaks tal, et tal oleks vaja ühte uut raadiosaatjat, suuremat ja võimsamat, et rohkem inimesi saaks, kuna see seal Valga ja Võrumaal osaliselt on kuuldav, et rohkem need Lõuna-Eesti või Kagu-Eesti ja Lõuna-Eesti rahvas nagu väärivad nagu rohkemat, sest kommertsraamajaamadest tuleb, raadiojaamadest tuleb üks asi, aga et tema on nagu eraraadiojaam ja tema nagu arvestab kõikide soovi ja nii edasi ja mulle läks see asi nagu hinge
ja ma kuulasin seda mitmeid kordi ja siis ma nagu küsisin ja uurisin elu ja siis ma võtsin kätte ja tal ei olnud mitte vaja ainult ka seda raadiosaatjatel oli ka üleskutse, et asutatava jutustuudio jaoks oleks mööblit vaja, et kui kellelgi on ära anda nagu kasutatud diivanilaudu, seal tooli, tugitooli või midagi, ühesõnaga selline väljakutse oli ka veel. Ja mina siis, mul ei tehtud otsest mingit väljakutset, aga mina siis oma heast südamest mõtlesin, et ma teen siis ka midagi head, eks ole, et ostsin selle raadiosaatja ära. Pakkusin muidugi välja, et võib-olla mingit Euroopast või et ma hakkan siit Inglismaalt uurima midagi, et võib-olla saame midagi paremat, aga sulul oli kindel soov, et see peab olema see Hiina oma ja vot selle firma oma, et temal see on ja kõik on väga hea ja see selleks, kui see siis ostsin ma selle siis ära ja siis hakkasid jamad peale sellega, sest see osutus natukene pirtsakaks. 5. päeval lülitas ennast ise välja ja siis veel 10. päeval siis sai natukene märjaks antenn seal katusel ja lülitas jälle välja ja hakkasid jamad selle asjaga peale, kuni ta ühel päeval ülesse kärssas. Üksikasjalikult ei hakka ka seletama ja siis kuna sellel oli garantiiaeg, siis ma nagu ütlesin, et äkki siis nagu peaks pilte tegema, et ma nagu kui see esimesed apsakud juba juhtusid, et ma suhtlesin siis selle müüjaga. See oli muidugi ka nagu peaga vastu seina jooksmine suhteliselt. Sealt tuli ka igasuguseid tarkuseid ja lollitumisi ja mida iganes sealt tuli. Aga lõpuks ma nagu andsin alla, vaatasin, et ei ole mõtet vaielda nendega, siis ta nagu töötas ka, aga kuni ühel päeval, nii et need paar kuud ikka siis oli ta siis nagu vunksis ja töötas, eks ole, kuni ta siis üles ütles. Ja kui ma siis ütlesin, et nüüd oleks vaja pilte teha või videoid teha, et uuesti nagu suhelda, sest garantiiaeg on ja et võib-olla sa nagu ise, siis ma sain sealt sellise vastuse, et see ongi nagu peaga vastu seina jooksmine ja nii ongi ja eks ma olin selle raha nagu iseenesest juba nagu korstnasse kirjutanud, sest ma olin selle asja ära ostnud. Aga üks asi on kirjutada see raha korstnasse siis, kui sa tead, et see asi ikkagi toimib ja sellest mingit kasu on või teine asi on see, kui sulle öeldakse kohe ära, et sinuga, ühesõnaga, et ei hakkame mingit garantiivärki tegema, et viskame selle asja nagu prügikasti, ühesõnaga kutupiilu. Ja ma siis küsisin, et kui see oleks su enda raha olnud, kas sa oleks siis ka nii kergekäeliselt? Oi ei, sugugi mitte kergekäeliselt. Hiljem ta hakkas küll vabandama endast paremat pilti looma, et tal oli Tartu Martin, kes tundub olema väga siukene asjalik, keda ma olen nagu seal raadios kuulnud otse-eetrites ja et pakkus välja, et tema seal oma tiimiga aitavad siis ära remontida. Nii palju ma tean, et see viidigi sinna Tartusse remonti, kas ta nüüd on remonditud või ei, selle kohta mul info puudub. Aga eks see nõudis ka jälle teatavaid kulutusi ja see selleks, aga tore, kui asi vähemalt korda saab, aga meil läksid suusad risti ja see ei olnud ainus asi. Siis vaatamata sellele nüüd, et ta kutsus üles seal neid, et tal on jutustuudio jaoks vaja mööblit, siis ma mõtlesin, mis see kasutatud mööbel on, teab, mis sinna kokku kõik tassitakse. Ma võtsin siis kätte ja ostsin siis uue diivanilaua, ühe valgusti ka omast arust, üritasin siis kokku disainida selle. Lõpuks jõudis see siis temani ja siis selgus, et tal ei ole seda stuudiot veel nagu valmiski, et ootab remonti ja need asjad on pakendis ja võib-olla nad on siiamaani pakendis, ma ei oska öelda, mis neist saanud on ja ma ei hakka küsima ka rohkem ja võib-olla ühel päeval see jutustuudio saabki remonditud ja saavadki need asjad paika ja saavad need asjad ka, ühesõnaga leiavad endale otstarbe siiski sellel eesmärgil, mis eesmärgil nad nagu sinna on nagu ostetud ja millega ma seda nagu toetasin. Ja siis, kui ma nägin tema stuudios, siis ta saatis mulle ka pilte oma stuudiost ja kui ma siis nägin seda stuudios, tal olid stuudios vanad toolid ja ta peab seal laupäeviti istuma ja pikalt, eks ole, ja ei ole eriti mugav, eks ole, siis ma võtsin kätte, mõtlesin, et ma teen veel head, eks ole, et ma nüüd ostan siis ühe sellise korralikust mänguritooli, kus on nii jalatoed kui selja nagu massaaž, et kui pikalt istud, et saad selga masseerida ja peatoed ja saad alla lasta ja vahepeal, kui muusika mängib, et saad ühesõnaga ennast lamamisasendisse panna või mida iganes, selline kaasaegne tool, mis oli üle 100 euro maksis. Ja omale ostsin ma samasuguse, aga tekstiilkattega, temale sai veel uhkem natukene. Ja siis, kui see kohale jõudis, siis kui ta selle siis kokku pani, siis ma sain sealt sellist tagasisidet,
noh, et see olevat ikka hirmus keeruline olnud kokku panna ja mida tema seal pidi kõike kasutama ja esiteks ja teiseks on see ikka liiga kõva ja temal on ikka päris palju kaalu ja tema mahtuvad sinna hästi ära ja minu arust see minul omal samasugune ja minu ahter on võib-olla natukene laiem kui sinu ahter, et kui minu ahter mahub samasuguse tooli peale ära, siis sinu ahter nüüd ei mahu, et ja noh, kõva võit on need alguses kõik, eks ole, et eks pane siis padi alla ja noh, ei, see tead, niisugust vingumist tuli ja ausalt öeldes oli see mulle niivõrd solvav, et selle asemel, et tänada, hakati lugema üles vigu, nagu mina oleks selle tooli tootnud ja ühesõnaga nagu mina oleks selle tootja ja nüüd loeti mulle üles need vead, mis sellel kõik olid. Ma olin heauskne, heatahtlik toetaja, kes tahtis tema olmetingimusi parandada ja ma sain selle eest kriitikat kui palju. Lõpuks tuli siis see, noh, aga aitäh. Ja eks ma pean sellega siis harjuma. No võt niimoodi. 2 asjast, 3 asjast oleme nüüd rääkinud. Siis ma tellisin oma algatuslikult veel päris hulga selliseid meeneid nagu T-särgid, pastakaid, mõned mütsid, mõned kruusid. Saatsin neid mitmel korral talle. No jah, aitäh sain ikka kuidagimoodi kätte, eks ole, ja no ega väga palju ei olnud, tasugi loota ja midagi muud ei olnudki mul nagu loota, kui et noh, hea kui ma aitähki saan. Noh, jah, sain ikkagi kätte selle. Ja lisaks sellele, kui mulle läks see asi nagu niivõrd hinge, ma võtsin seda nagu sõna-sõnat, et meie raadio, et kui ma olen seda nüüd ka toetanud, siis ma lugesin seda, pidasin seda nagu natuke nagu enda raadioks ja võtsin seda asja ikka üsna tõsiselt, üritasin, kuulasin seda ja vaatasin seal neid helistajaid on nagu väevõitu ja kui sul on helistajaid stuudiosse vähe, eks ole, siis kipub ju igavaks minema seal. Et kuidas seda kõike siis nagu elavdada, pakkusin välja, siis teeme neid telefonimänge, igasuguseid, ostsin siis hulgaliselt auhindu, noh, osad auhinnad on jah nüüd välja loositud. 2 asja on nagu jäänud veel, üks lõhn on nagu Versace loosist alles jäänud ja üks retroraadio, mis oli nagu pealoosiks ette nähtud, no see retroraadio on ka seal nüüd olemas, noh, kas see üks päev loosimiseni jõuab või ma ei tea, mis saatus seda tabab, aga ühesõnaga minu arvestus on selline, et 2 raadiot on nagu jäänud ja siis kuna meil läksid suusad risti siis selle lõhnaloosiga ja sellega läksid siis nagu jaanipäeva selle grilliloosiga, mina nagu loobusin selle loosimise läbiviimisest ja ütlesin, et selle sa pead nüüd ise läbi viima ja noh, mina viisin seda nagu lipikutega, numbritega, eks ole, aga Sulo siis kiiruga siis arvestas välja oma täringuloosi ja noh, sellega ta lendas ka ämbrisse, aga ta jõudis öelda kommentaari, mis ka jõudis mulle kohale, et noh, täringuga loosimine on ikka kõige õigem. Just kui see minu lipikutega loosimine, mis ma tegin, kus olid numbrid peal, kus mul ei olnud nimekirja, kes kusagil on, eks ole, siis see minu loos, see ei olnud ikka õige, on ju, et see tema täringute loos, et võt see oli õige, no mis siis, et ma ämbrisse astusin, no ma õppisin sellest, järgmine kord teeme niimoodi, et number 1 ei olegi number 1, et hakkame peale number 2, mis siis, et esimene helistaja oli ka, no hüppame üle, jätame, noh. Aga samas kui me tegime neid lipikutega neid numbrilisi loosimise, siis mul jäi nagu mitu korda kõrvu, et esimene kord, kui oli see särgiloos, et siis tal oli seal nagu omal numbritega natukene sassis ja millegipärast on alati niimoodi läinud, et see Ursula on alati, isegi kui ta ei saa loosimisega midagi, siis no astume ämbrisse ja kuna tema juhtus olema number 1, no siis sa sai ikkagi mingi auhinna endale, et ma ei saagi nagu aru, et mulle nagu paistab see asi siit kõrvalt vaatana niimoodi, et mõned on võrdsed ja mõned on võrdsemast võrdsed, kes on absoluutselt iga asja nagu väärt. Noh, vot see on mulle nagu jäänud siia kõrvade vahele ka ja on tekitanud nagu suitsusid korstnast välja tulema. Et no miks see nii on, eks ole? Ühed ja samad nagu kogu aeg, et isegi kui noh, loosi on ei taba nagu teda, siis noh, leitakse ikka võimalus mingisugune, kas või ümber nurga, mingi ettekäändega leitakse ikka niimoodi, et see inimene ikka saab omale midagi. No ma ei tea, mis tuuled seal puhuvad, aga noh, see polegi nagu minu asi ja noh, tore, kui inimesed saavad midagi, no saavad. See selleks.
lisaks sellele, et noh, üks see jutt levis seal, et ma olen nagu toetanud seda meie raadiot ja siis võttis minuga ühendust üks teine konkurent, Maikson, kes saatis mulle siis sellise kirja, et temal on ka nagu unistus, et temal oleks vaja omale soetada mingisugust raadio tegemise mingit pulti, mis sulal on ja see pult saatis mulle siis näidised sinna ja noh, sellised, aga et noh, tema pere eelarve nagu ei võimalda neid soetada. Noh, ma ei ole üldiselt loll inimene, ma sain nagu aru küll, mis eesmärgiga need asjad mulle saadeti ja need näidised mulle saadeti. Ja ma hakkasin temaga siis nagu kirjutama, no et vaata, ma ei ole nagu mingisugune nagu rikas tädi ja mul ei kasva siin, mul on pisikene aed ja mul ei kasva siin aias ühtegi rahapuud, kust ma saaksin neid rahatähti võtta, et ma olen ikkagi ka invaliidi staatuses, eks ole, ja elan oma toetustest, mis riik mulle maksab ja tänu sellele ma siis leian vahel, investeerin neid rahasid ümber, et mu oma mõningad asjad, sorry, võivad nagu kannatada, aga kui ma saan kedagi teist nagu rohkem aidata, et miks ma nagu otsustasin ka seda meie raadiot toeta, oli see, et noh, kuna tegemist on selle Kagu-Eesti ja kuna need Lõuna-Eesti, Kagu-Eesti, kuna see Värskaga ja see ka sealne kant, et on mulle väga südamelähedane, ma olen rääkinud sellest, et mul on seal möödunud elu ilusamaid aastaid ja ma tahtsin ka midagi panustada sinna, et noh, need inimesed ka, et nemad ka nagu kuuleksid, noh, neil oleks ka võimalik kuulata mingit sellist raadiojaama, mis ei ole kommerts ja kust ei lasta ainult mingisuguseid reklaame ja värke, et noh, alguses mulle tundus see meie raadio päris meie raadio olema. Kuni. Aga nüüd räägime Maiksanist veel vahepeal, see jutt ei pooleli. Et Maiksan, jah, sa tahtis ka, et temal on mingit raadiopulti vaja, aga ma nagu ütlesin, et minul käivad need asjad niimoodi, et minu käest ei pressi keegi midagi välja või noh, et kui mu käest küsima hakatakse otseselt, siis mul tekib mingi tõrge, on ju, et kui ma näen, et kellelgi ma saan millegagi kellelegi kasulik olla, siis ma teen aga ma tegin talle siis ettepaneku, et noh, et kui me siin suhtleme, et siis me võiksime ju noh, sina vormi kasutada, sest ma olen seda paljudele öelnud, kes minuga suhtlema hakkavad, et lähme üle sina vormile. Selle peale ma sain sellise väga sihukese huvitava vastuse, et tema on ikkagi haritud inimene ja viisakas ja tema nagu endast vanemale naisterahvale ja naisterahvale üldse, tema ei saa nagu sina öelda, et see ei olevat hea toon ikkagi, hea kasvatus on temal ja tema ikkagi ei saa sina peale üle minna ja jätkas oma täietamist. Aga see hea kasvatus ja hea toon puudutab ainult sinatamist ja teietamist, aga see ei puuduta seda, eks ole, et meesterahvana küsida naisterahva käest oma unistuste täitmiseks toetust. Et umbes nii, et äkki sa ostad nüüd mulle ka sellise raadiopuldi. Vaata seda hea kasvatus ei puudutanud. Ja no muidugi ta kutsus mind ka üles oma raadiot kuulama ja no ma ei jõua kõiki raadiot kuulata, on ju. Ma kuulasin seda, mida ma olen nagu toetanud. ja muidugi selles meie raadios on ju ka need Maikson show'd ja ma olen kuulanud tema saateid küll ja ma olen suhelnud ka mõningate nendega, kes nagu tema raadiot nagu pidevalt kuulavad ja nemad on isegi öelnud mulle, et Maiksoni raadiost tuleb parem muusika kui meie raadiost, sest et Maiksoni see muusika on nagu rohkem ühtlasem, aga meie raadio muusika on väga ettearvamatu, mis sealt tuleb. Selle juurde lähme hiljem. Nii et noh, mina ei ole kuulanud, ma ei oska kinnitada ega ümber lükata seda, aga noh, mis mul nagu märkusena öelda oleks see, et need saated, mida ma olen kuulnud, kus ta on kutsunud endale külalisi, et kui sa kutsud endale nagu külalisi, siis ole nii palju oma külaliste vastu viisakas, et kui sa midagi nende käest küsid, lase neil rääkida. Las nad räägivad oma mõtte lõpuni, aga ära sega pidevalt vahele. Aga tal on selline komme, et kui ta midagi küsib ja see külaline hakkab midagi rääkima, siis ta segab vahele, hakkab targutama seal oma asju ja tihtipeale on see asi lõppenud sellega, et see külaline oma juttu ei jõuagi lõpetada, siis tal tuleb juba uus küsimus peale ja küsitakse uus küsimus ruttu üle, eks järgmine küsimus ja jäävadki mõningad asjad jäävadki nagu õhku, eks ole. Et vaata sellise sissesõitmisega, kui sa midagi küsid ja sellise sissesõitmisega sa nagu rikud selle inimese, kes sul on selle külalise nagu noh, see mõttelõng
lõng võib ju sassi minna, on ju, ja jääbki nagu kuulmata, et noh, kõik on ju tore, on ju, aga olgu sul siis natukene nii palju kannatust ja suru oma ego natukene maha, et kuula, mis see külaline sul siis räägib, lase sellel külalisel siis rohkem rääkida. No see on nüüd puhtalt minu arvamus. Võib-olla teistele kõigile see kangesti meeldib, aga minule on selline asi nagu silma jäänud ja noh, muidu on need saated huvitavad iseenesest ja muusikavalik mulle meeldib ka rohkem, kui külalised valivad muusikat, et Maiki enda muusikavalik, mida ma nii palju, kui ma kuulnud olen, see mulle nii väga peale ei lähe, aga noh, ega ma ei ole diskofänn eriti kunagi olnud ka. No see selleks. Ja nüüd lähme meie raadio juurde tagasi. Nüüd hakkame siis sellest rääkima rohkem, et mis mind viimasel ajal üha enam ja enam häirima on hakanud. Et kui ma nagu alguses kuulasin ja mulle see isegi nagu meeldis, eks ole, see muusikavalik ja nii edasi, siis alguses ei olnud see noh, nagu internetis kuulamiseks ei ole lubasid vaja, aga selleks, et nüüd FM-ist kuulata, on vaja nüüd igasuguseid eetrilubasid ja raadiolubasid ja siis noh, Sulo jutu järgi olevat see kõik nii tohutu keeruline, et võimatuks tehtud, et sellistel väikestel raadiojaamadel ei olegi võimalik. Kui mul suusad sassi läks, siis ma võtsin kätte, hakkasin uurima, ütlesin niimoodi, et ei ole see asi sugugi nii võimatu, eks ole. Et ma uurisin seda asja natukene ja noh, võib-olla ka Maik San, kes seda mõned päevad varem nagu tegi, läks neid lubasid taotlema, kuna oli oht, et äkki tulevad kusagilt mingisugused kontrollid ja siis pannakse üldse kinni kõik. No ja siis selgus, et ei oleks seal midagi keerulist, aga muidugi need load on ajutised jah, et neid pidi olema vist võimalik saada nüüd 3 korda 3 kuuks, et alalist luba saada, et see pidi natuke keerulisem olema. No see selleks, no praegu on nagu asi ametlik. Niipea kui asi ametlikuks sai, noh seal on soovikontserdid, soovisaated, eks ole, mis algavad siis kella 6-st 9-ni. Esialgu olid nad niimoodi, no nüüd on sinna veel kella 8-ni üks saade vahele pandud. Ja siis 10-st 12-ni või siis kauem on ju. Aga niipea kui asi ametlikuks läks, niipea tuli sinna ka üks juurde kirjutus soovide esitajatele, et hea tava pidavat ette nägema seda, et kui te tellite soovilugu, siis kuulake, mis lood eetris kõlavad. Ja tellige vastavalt sellele stiilile, mis sealt kõlab. Aga mitte niimoodi seinast seina, muidu pidavat see puutuma, ma ei tea, milleks kõigeks seal. No ja kui mina siis kuulasin, mis sealt siis kõlab, eks ole, siis seal kõlas üks vaiba kloppimine, tümma, no sorry. Minul ei ole ühtegi siukest soovilaulu soovida, mis oleks vaiba kloppimisega või siis selle all muusika või ma ei tea, mille iganes ega haakuks. Ühesõnaga, piir peal, ära ikka telli. Noh, ega ma ei ole eriti siis nagu tellinud ka. Välja arvatud nüüd eile, kus ma palusin, jah, ja eile oli ka ilmselt viimane päev, kui ma seda raadiot kuulasin niimoodi pikemas perspektiivis, pikemalt kui nüüd Tarmo saade, sest seda jään ma kuulama, Tarmo saated on. Tarmo Retro Feeling on ainukene hea saade siiani, mida ma olen seal kuulnud ja mida ma jään ka edaspidi kuulama. Ja no ma leian, et see Tarmo saated on isegi liiga head selle raadiojaama jaoks, et võib-olla need keegi kusagil kuuleb või võib-olla need peaks jõudma kusagile mõnda teise raadiojaama natukene enam kuulatavasse, kas Vikerraadiosse või kuhu iganes, aga ma leian, et nad on seda väärt. Tema hääl on selline rahustav, ta mitte ainult ei lase nüüd oma maitset, ta laseb sealt seinast seina kõike, ta jagab seal taustainformatsiooni, inimene teeb nagu ka tööd kõvasti selle kallal, mis ta nagu eetrisse laseb, et noh, müts maha tema ees. ja igati hindu talle ja mina fännan sind edasi julgelt kohe. Ja kui nüüd alguses, kui need saatepäevad on laupäeviti kella 12-ni, kella 2-ni, oleneb vahel, kuidas need asjad venivad, siis otsustati äkki, et nüüd hakkame hommikul ka mängima. Noh, mina siis panin ka üks hommiku, mõtlesin, et nüüd ma panen laupäeva hommikul, ma panen ka selle meie raadio siis mängima, olin veel voodis, et ma kuulan siis taustaks, mis sealt tuleb. Täpselt tund aega, siis ma olin nii närvis.
sest see laupäevane päev ilmselt hirmus kõvasti klopiti ainult vaipusel kellaajal selle tunni aja jooksul ja see ajas mind niivõrd närvi, et ma panin selle raadio plärtsti kinni ja ma seda enam üldse ei kuula, mõtlesin, ma ei kuulagi teda. Ja seni kuni siis Tarmo saateni, siis ma ikkagi otsustasin, et seda ma ikkagi kuulan, on ju. No ja siis ma jäin nagu natuke pikemalt veel kuulama ja ega sealt tuleb jah, põhiliselt liiga palju tuleb vaiba kloppimist, allmuusikat, mis on seal väga teretulnud ja igasugune disko ja ma saan isegi aru sellest, et kui sa oled nagu muusika sees olnud ja sa oled nagu DJ olnud ja seal istud oma pultide tagagi, näpid neid nuppe ja siis sa oledki selle sees nii, sa oledki nagu narkotsi mõju all, see ongi narkots, et nad ei näegi nagu muud, eks ole. Ja nüüd me jõuame korraks siia veel, ma puudutan korraks ka seda teemat, eks ole, et kui Hillar hakkas minu lugusid sealt tellima, siis meil oli Sulaga nagu alguses kohe juttu sellel teemal, et need lood ei ole ikka nii kvaliteetsed ja mis kõik oleks teha, ta pakkus mulle välja, et ma võiksin tema stuudios, et kui ma Eestis oleks, ma võiks tema stuudios teha professionaalse tehnikaga kõik siukest toredaid. Ma ütlesin, tänan väga, mul on sellised professionaalsed pakkujad on Eestis olemas, kui ma Eestisse tulen ja ma selgitasin omast arust päris piisavalt seda olukorda, mis mul on, et ma teen seda lihtsalt praegust olukorda arvestades, teen seda selliselt, nii nagu ma olemasolevad võimalused võimaldavad. Ja ma ei hakka siin tegema mingisugust jura, eks ole, et ma topin oma väikse elamise siin täis, panen oma võimenduse siin üles, siis ma hakkasin tohutud kajad ja särgid, värgid taga, sellepärast, et mõnede arvates peaks ikka läbi mikrofoni tulema ja läbi võimenduse ja kajad ja särgid ja värgid. No ma ei hakka seda tegema, sest see ruum ei võimalda mul seda. Need ruumid, mis mul on, ei võimalda. Nii. Ma sain aru, arvasin, et ühe korraga said nagu asi räägitud, aga siis läks natuks aja pärast tuli asi uuesti päevakorrale ja siis ta isegi väitis mulle seda, kuidas see pidavat suurt julgust nõudma, et neid minu lugusid seal meie raadios mängida. Ja siis tuli sinna terve rida targutusi veel takkajärgi, nii-öelda professionaalseid õpetusi, kuidas nagu tema nagu teeks, eks ole, minu asemel ja kuidas tema nagu salvestaks. Tundus nagu, et see eelnev jutt, mis ma olen rääkinud, see oli kusagil taid ühest kõrvast sisse, teisest välja, et ma olen korduvalt öelnud, ma ei ole papagoi, et ma peaksin kogu aeg kordama, me siis läksime nagu uuesti sel teemal ühesõnaga tekkis meil sõnavahetus ja see ärritas mind veel viimase piiri peale üles, eks ole, et ma olen sulle juba korra seletanud ja palun ära mängi, ühes videos olen ma seda juba korra öelnud ja nüüd ma esitan ametliku nõude sulle. Palun eemalda kõik minu lood oma fonoteegist, oma iseteenindusest, mis sul seal on, sest need tõepoolest ei sobi sinu raadios praegu mängitavate muusikapaladega, stiilidega kokku. Palun eemalda need kõik sealt ja eemalda mind palun ka nende toetajate nimekirjast. Ma ei taha, et kusagil minu nimi figureeriks sinu raadioga seoses. See on ametlik pöördumine avalikult ja ma loodan, et ma paari päeva pärast ei näe oma nime enam seal kusagil figureerimas. Aga ega ma sellega veel ei lõpeta. Ma jätkan nüüd sellega, mis mul siin kõik kirjas ilusti on, eks ole. Kui ma nüüd, ka sellel teemal on meil juttu olnud, aga tundub, et ka see ei ole kuhugi jõudnud, siis tegelikult ma tahtsin nüüd seda öelda, et kui nüüd neid laupäevasid saateid kuulata, siis on tegelikult see tohutu sportlik. Sest iga tunni aja tagast kõlab seal selline laul, selline üleskutse. Kas võtame kodus viina või matkame hoopis Hiina? No vot, kui need on nüüd ainukesed sõnad, mis eesti keeles riimuvad, viina ja Hiina, stuudios on ilmatüdruk Tiina, et vaata, minu meelest on üks sõnapaar veel selline näiteks piima ja viima ja neid sõnu on rohkem, mida ka saaks kasutada selles, aga nüüd, et iga tunni tagant ja see häirib mind üha enam, eks ole, et kutsutakse justkui, kas võtame kodus viina, see on üleskutse. Või matkame hoopis Hiina.
no vot selle Hiina koha pealt oleksin ma päris üsna vagane, sellepärast et siin uudistes ja kui neid kuulata, siis väga paljud ju süüdistavad, et Hiinal on ka ikkagi suur käsi Ukraina-Venemaa sõjas, et tema nagu toetab Venemaad varustab igasuguse tehnikaga ja Hiina on nagu huvitatud, et see sõda jätkuks, eks ole. Et ma oleks nagu väga ettevaatlik selle Hiina suhtes. Aga noh, kui see on nagu sportlik tegevus, et võtame viina, eks ole, käsi käib, eks ole, võib-olla siis kellel omal ei käi enam, võtame käterätti appi, on ju. Ja matkamine on ju ka sportlik tegevus. Vaata, mina Hiina matkamisest pole kunagi huvitatud, vaata, mina matkaks hoopis Hawaiile. Vaat Hawaiile matkaks mina küll, on ju. Vaat see on üks minu unistus. Aga viina ma pigem jooksin piima. Ja noh, sellest oli meil ka juttu, aga noh, see kõlab ikka usinasti edasi. Kui nüüd ilmatüdrukust rääkida, siis kõik on ilust, kõik on tore. Ilmateade kõlab eetrisse on kõiki okidoki, aga mis mind ka natukene häirib selle asja juures on see, et Tiina võiks natukene arendada, tegeleda hingamistehnikaga. Sest tundub, et ta nii innukalt seal kõike räägib ja siis kui ta hingab, siis tugev hingamine, see häirib mind ilmateadet kuulates. Aga hingamistehnika võib olla ka selline, et ta ei ole tugev, eks ole, kui sa hingad sisse, kas sa hingad või sa hingad niimoodi, et ei ole kuulda, seda saab arendada. Ja kui ta nüüd, noh, see ei ole halvustavalt öeldud, see on selleks, et see asi paremaks muuta. Et kui sellega natukene tegeleda, selle hingamistehnikaga, siis oleks asi briljantne. Kõik on tore. Aga no ja, nüüd jõuame uudisteni. Uudised on ka olemas selles raadios ja seal on, see oli see Mari vist või? Mari oli see uudisteankur. Siis esimeses saates, noh, kui ma seda kuulasin esimest korda neid uudiseid, siis seal oli, ma mõtlesin, kust kandist see Mari pärit on, et noh, kui ta räägib, ma ei saanud tõsteks aru, millest jutt on, eks ole. Valgamaa asemel oli Valgamaa. Noh, tundub, et tal on mingisugune aktsent. No, Eestis on ju erinevates piirkondades on erinev aktsent ja siis esimeses saates olid need uudised, kui ta seal luges, oli ikka päris tugev see Valgamaa. Aga teises oli juba parandatud ja tema hingamistehnika on paras, seal ei ole hingamisest suurt midagi, kena meeldiv hääl ja kõik on tore, nii et selles mõttes noh, tore, et tuuakse midagi juurde ja uudised. Aga kui me nüüd räägime eilsetest uudistest, kus oli see sigade tapu uudis, eks ole, mis oli nagu uudis, jah, nagu oli öeldud, et hommikul on see uudis sisse loetud ja siis kedratakse seda iga tunni aja tagant, on ju. Ja tegelikult oli juba uudis ju selline, et asi on lahendatud, asi on peatatud, on ju, et võtta, sellest nagu juttu ei olnud. Ja siis Sulo nagu hakkas hiljem, siis nagu kui need uudised läbi olid, hakkas nagu ise siis parandama, et nagu sisse lugema ja siis ta mainis nagu seda, et noh, need on hommikul sisse loetud ja on lihtsam mul nagu parandusi teha. Aga sa oled ju nii tark, sa oled mulle nii palju selgitanud, kuidas on kõike võimalik teha ja kas sul ei ole tõepoolest siis võimalik lõigata nüüd seda lõiku sealt välja, et see uudis see uudis, mis on juba nagu vana, eks ole, millel on juba lahendus olemas, et see uudis sealt nüüd välja võtta, et su uudised oleks siiski ka aktuaalsed, sest ta viitas sellele, et oleks lihtsam, noh. Alati on lihtsamad variandid ja keerulisemad variandid, kui sa tahad, et su asi oleks nagu täiuslik, siis sa näeksid natuke rohkem selle asja kallal ka vaeva, no ja muidugi, et see on tasuta küll, aga see on ju sinu raadio, see on sinu imidž, mis sa lood. Noh, aga võib-olla see ei olegi oluline ja mina irisen liiga palju siin, ma olen niisugune vana mutt retroajast ja unistan siin edasi igasugustest asjadest. Et ma mäletan, kui ma olin väike plika, siis ega neid raadiojaamu ju nii väga palju ei olnud, siis oli ju niimoodi, et õhtuti oli, korra nädalas vist ma mäletan, isa alati kuulas mul seda. Olid lõõtspillimängijad, kuulati lõõtspillimuusikat mingi, ma ei tea, võib-olla oli pool tundi või oli see lühem. Kell 9 oli ka näiteks lastele enne 9 loeti, lapsed pidid kell 9 tuttu minema, siis 10 minutit enne kella 9 siis loeti lastele unejuttu, muinasjuttu, et lapsed ilusti tuttu läheksid. Et noh, meie raadios on kell 9 Mike Sun Show ja kell 8 on nüüd siis üks uus Võru Diskor, kelle saade, seal on kaunis sarnased.
ja noh, esimene saade, kui ma nagu kuulsin, edaspidi ma ei ole enam neid kuulanud, sest mulle ei paku see huvi. Minu jaoks ei ole seal mitte midagi kuulata, sest see on täiesti igav. Sealt tuleb niisugune ühtlane muusika, mingit juttu ka vahel ei tule, on ju. Ja no minu jaoks ei ole seal midagi, et esimene kord, kui ma seda kuulasin, siis oli seal nagu tekst ka veel alguses, kui keegi midagi rääkis, see oli kuskilt kaugelt. Ma pidin nagu, oota, kas keegi midagi rääkis või? No see kvaliteet oli väga hea, eks ole. Minu laulude kvaliteet ei kõlba kuskile, aga see kvaliteet oli super hea, on ju. No teises saates oli alguses see tekst öeldud, oli juba natukene parem, seda oli nagu kuulda ka, järelikult oli mikrofon lähemal ja nii edasi. Algust ma kuulsin, edaspidi ma enam ei kuulanud, on ju, sest kuulsin, et seal sama jura tuleb, on ju. Et mis mina siin natukene nagu teisiti teeksin, on see, et kui ma kuulan neid soovisaateid, siis noh, soovisaated algavad, esimene plokk hakkas kella 6-9, no nüüd on 6-8. Kell 6 on Vana kuld. No alguses oli Vana kuld. Aga nüüd, kui ma siin nüüd 2 laupäeval olen kuulanud seda Vana kulda, siis selle vana kullast on saanud, no ma ei tea, sealt tulevad mingid nüüd, Ursula loeb seal nüüd mingisuguseid nalju, no eile olid seal sellised naljad nagu mingitest sääskedest või. Et mulle ei olnud see ka nagu eriti kohale, aga mulle jäi nagu kõrvu seal see, et nagu noh, hinnati seal nagu mingeid videoid, eks ole, no see ei olnud mitte kuidagi need Vana kulla saated, mida seal alguses nagu mingiti, et noh, selle ei olnud küll mingeid videoid ja videote hindamist kusagil internetis, et see on kõik ju uuema ja värk. Et noh, kui sa oled muutnud seda midagi seal, siis muuda ka seda pealkiri, et see ei ole enam Vana kuld, mis sealt tuleb. Aga jälle, noh, võib-olla ma jälle liiga palju irisen ja pole mul vaja nii palju iriseda. Aga noh, see on jälle, noh, asju oleks vaja nimetada õigete nimedega, et kui sul ei ole enam Vana kulda, sul on uus hõbe võib-olla või uus pronks või mis iganes, no nimeta neid asju siis nende nimedega. Ja kui ma nüüd meenutan neid laupäevasid päevi, kui ma olin nagu noor, eks ole, oleme sellel retrolainel, on ju, ja vanematega koos, siis laupäevane päev oli selline päev, kus tehti palju igasuguseid töid, sest see oli vaba päev. Õhtul kööti sauna ja nii edasi, aga inimestel ei olnud aega eriti raadiot kuulata, enne kui siis õhtul kella 5-6 paiku, siis hakati sauna minema ja nii edasi. Et ma leian, et see Tarmo retrosaade kell 3, noh, on küll okidoki, aga ma leian, et see aeg võiks olla võib-olla kella 6 aeg. Sest seda kuulaksid need, kes seda tümpsu ja vaibakloppimist kuulavad, need seda saadet ilmselt ei kuula. Aga võtta need vanemad inimesed, kes teevad oma töid ja tööl käivad inimesed ja kes on huvitatud sellest, nemad võib-olla kella 3 aeg seda nii palju kuulata ei saa, sest neil on oma toimetused. Aga võib-olla kella 6 aeg oleks neid kuulajaid rohkem. No ma ei tea, noh, Tarmo ise on küll rahul selle kellaajaga, aga noh, kas sul on 10 kuulajat või 20 kuulajat, eks seal ole vahe ka vahel, on ju. Et noh, see on võib-olla jälle minu tobe arvamus, aga mina leian, et kella võib-olla natukene hilisemal ajal seda kuulata, mitte ka väga hilja, sest siis tulevad need muud asjad peale, on ju. Ja noh, kas see soovisaade, noh seda soovisaadet ma olen tähele pannud, et ega keegi seal eriti ju ei soovi. Kella 6-9, nagu varem oli. Hakatakse soovima, enam hakatakse soovima peale kella 10 suvel eriti. Et kas on seda 2 tundi seal ikka vaja, et võib-olla nihutaks selle Tarmo saate sinna natukene õhtusele ajale, jätaks selle soovisaate ühe osa tund aega, jätaks seda osa siis tunniks ajaks ainult kuni peale siis kella 10, on ju, ja siis noh, ma olen täheldanud, et need kuulajaid ja soovijaid on siiski ikkagi peale 10 enamuses ja neid helistajaid on ka enamuses peal. Kuigi need helistajad on ühed ja samad ja noh, nende soovid muidugi kattuvad jah, suuresti selle noh, tümpsi ja umpa ja siis selle noh, ällmuusika ja siukse muusikaga, no mis nagu ei nagu eriti kattu. Sorry. Ja no sauna, et
ilmateadega kutsutakse üles, eks ole, jooma viina ja matkama Hiina. Ja kui Tarmo tegi siin paar nädalat tagasi näiteks ühe kõlli, et kutsusegu sauna, mis on ka nagu laupäevaga seoses nagu igati kohane on ju, siis ühel laupäeval oli nagu kuulda, aga eile ma kuulasin ka järjepidevalt seda ja ma ei kuulnud kordagi, et oleks nagu see Tarmo kõll nagu sauna kutsumiseks oleks nagu kõlanud. Aga ega iga laupäev võib-olla peaks sauna tegema, et ja siis, kui me sellest viinavõtmisest ja sellest rääkisime, siis tuli mulle sealt ka tarkuse sõnu selliseid, et ka laupäev on ju selline päev ja saunas ju käiakse ja juuakse ju õlut ja napsu võetakse ja eestlastel on ju laupäeviti peetakse igasugu pidusid ja see on ju kõik okidoki on ju. No muidugi on okidoki. Ega mina ei ole ka mingi viinavõtja, ma võin ka ühte asja või teist asja rääkida, aga minu jaoks, sorry, kõlab see ikkagi üleskutsena alkoholismile. Ja Hiina matkamise asemel, ma ei tea, seal võiks olla tõepoolest, et lähme kas või uudiseid viima või midagi muud, lähme, kõike annab, neid sõnu on eesti keeles rohkem. Nüüd üks selline märkus veel, eks ole, et Illaril oli jah eile juubel ja mina saatsin läbi Tarmo siis oma tervituslauluga, oma sünnipäevalauluga, tahtsin ma siis teda tervitada viimast korda ja muidugi see kõlas üsna alguses, üsna kella 6 paiku. Ja hiljem Illar saatis mulle Messengeris sõnumi, tänas mind selle eest, et Tarmo olevat talle öelnud, et mina teda tervitasin, sest tema ise enam ei kuulnud, et tema ise ei kuulnud ja tema enam ei kuula meie raadiot. Mõni nädal tagasi oli meil Hillariga nagu juttu sellest, et ma olen tal palunud ära keelata, et ära tervita mind enam meie raadios, eriti veel oma viinaauhümniga. Ja ma üritasin siis talle nagu selgitada, teha ettepanekuid, et ta kasutaks mingeid teisi laule ja siis ta ütles, et ta kuuleb seda raadiot ainult sellepärast, et seal mängitakse tema laule ja kui seal raadios ka tema laule enam mängima ei hakata, siis ta enam ei kuula. Ja eile need minu tervitused olid üsna alguses, võib-olla ta ei olnud asunud veel kuulama. Ja tema viinaauhümn, millega ta tervitas siis Tarmot, oli enne kella 9, enne Mike Sun show'd. Ja ilmselt siis Tarmo küll, mitte Sula küll mainis mingil hetkel, ta tervitas ka teda ühe lauluga meie raadio poolt, et ta näeb, et Illar kuulab, aga Illar saatis mulle jah, et tema enam ei kuula, on ju, kas ta siis ei kuulnud, nii et jah, ta ütles, et ta enam ei kuula meie raadiot. Aga mul on nagu selles mõttes, kuna ma nüüd tean, eks ole, et ta kuulab ainult seda nii palju, kui tema laulud seal kõlavad, et kui tema 3 laulu on kõlanud, siis ta lõpetab selle kuulamise ära. Ja aga kui need tulevad nüüd erinevatel aegadel, siis ta on nagu sunnitud siis kuulama seda, ta on öelnud, et see muusika, mis sealt tuleb, tema kõrvadele ka ei sobi. Et see ei ole ka tema muusikamaitse. Ja selles mõttes, et on mul nagu ettepanek, et kuna sul on nagu maininud, eks ole, et ta on nagu kõigi jaoks ja kuna see sealt kõlab, siis võib-olla võiks siis ka teha nagu kohvipaus ja lasta siis need tema lood kõik ka veel kindlal kellaajal. Et kohvipaus teatud kellaajal. Et siis oleks nagu teada, mis kell, kas siis kell 7 või 3:07 või ma ei tea, mis kell on ju. Et see on ka üks selline ettepanek, et võib-olla siis teha ka need kohvipausid ka nagu regulaarsetel kellaaegadel, et oleks nagu siis asi teada, et jah. Ma olen siin nüüd sellest vaibakloppimisest ja sellest nagu rääkinud ja kui ma nüüd eile kuulasin, siis tuleb au anda, et ma ei tea, kas kusagilt on linnukesed siristanud midagi või et eile oli nagu rohkem kuulda meie raadiosse vähem vaibakloppimist ja rohkem Eesti muusikat, et hakkas juba nagu keskuma rohkem sinnapoole, et võib-olla kuulaks nagu veel, on ju, aga ei, ma olen otsustanud, et ma ei hakka ennast enam rohkem ärritama, sest ma tõepoolest ei ole huvitatud nendest üleskutsetest, mis seal tulevad iga tunni aja tagant ja siis on seal ju veel siis on seal veel nüüd üks uus sari, huvitav teada. Ja seda sarja ma nagu kuulasin ka esimest, kus oli juttu siis nagu maast. Ja see kvaliteet oli ikka nagu, see kvaliteet oli ka lihtsalt kohutav, ikka pidi ikka päris korralikult pingutama, et seda kuulata. Ja kui see kvaliteet on nüüd sobilik
siis noh, mul ei ole nagu eriti enam sõnu, et vaata, eks see oleneb jälle, ma ei tea, kas onupoja või tädipoja poliitikast või millest see oleneb, et üks kvaliteet on nagu natukene halb, eks ole, ja teine kvaliteet on jälle nagu väga hea, et seal mängida, kuigi seal oli kiidetud juttu, et kusagilt ma lugesin, et need on kõik parimate filtritega, kõik ära filtreeritud ja tehtud, kõik hea tehnikaga tehtud paremaks. No ma ei kujuta ette, mis nad siis enne originaalis olid veel. No igal juhul, ja see jutt, mis ma siis sealt kuulsin sellest maast, no tore on teada, eks ole, et keegi on käinud kuskil Prantsusmaal ja õppinud sealt mingisuguseid uusi teadmisi ja nüüd siis arendab oma väikese maalapikese peal võtama seda Prantsusmaalt saadud tarkusi. Aga noh, see kõlas jälle kuidagi mulle kõik väga tead niimoodi, et see oli justkui nagu mingi ususekti tõlgendus asjale. Et no võid ju oma väikse maalapi peal seda katsetada, aga no see oli jah huvitav teada küll, jaa. Huvitav teada küll. Aga noh, jah, see kvaliteet, kuulamiskvaliteet oli niivõrd kehva, et eile oli seal mingi veeteema jutt, eks ole, ja seda ma nagu kuulama ei hakanudki, ainult nii palju, kui ma mingit lõppu seal kuulsin, noh, kvaliteet oli ikkagi jälle sama, eks ole, et enne kuna sellele järgneb ju, tuleb Tarmo saade, ma panin siis nagu varakult juba raadio käima, et ma seda maha ei magaks oma toimetuste keskel. Ja siis ma nagu kuulsin selle veesaate lõppu ja noh, jah, ega ma nüüd edaspidi enam kuulama ei hakka, sest edaspidi ma seda meie raadiot ju enam ei kuula. Vot niimoodi. No ma ei tea, kas nüüd saigi kõik räägitud või, mis ma siin olin kirja endale pannud, et tegelikult noh, jah, kriitikat oli siin nüüd omajagu ja kui nüüd, no see võib ju ärritada. Ja kui nüüd ikka tõsiselt mõtlema hakata, siis kas see jutt, mis ma nagu rääkisin, et võib-olla oleks siit siiski üht-teist kasulikku kõrva taha panna ja võib-olla oleks kasulik siiski muudatusi teha, sest ausalt öeldes noh, eks iga uus raadiojaam, kui ta on nagu FM-iski kuuldav on ju internetist ju palju teda ei saa kuulata, et alguses ikka kuulatakse, aga kui sealt tuleb ikkagi noh, ainult teatud generatsioonile, huvigruppidele kõlab muusika on ju, ja sealt ei tule ikkagi nagu ütleme midagi ka rahvuslikku või ühesõnaga kõike, siis ega see kuulajate ring väheneb pika peale ja see on mul hiljuti tekkis mul selline kõhutunne, et varsti istub see Sulo seal stuudios üksinda. Ja noh, sa võid olla küll praegu niimoodi, et sul on asi uus, eks ole, ja oma lähiümbrus seda kuulatakse, aga no keda see noh, keda see vaiba kloppimine, see nii värk ikkagi väga puudutab või noh, huvitab on ju, et noh, kui see oleks minu teha, siis ma mängiks sealt tõepoolest ikka niimoodi, et mul oleks nii lastele kui ka nendele vanematele inimestele, noh, vanema aja muusikat, no kas siis kindlatel kellaaegadel, need kellaaegasid annab ju mängida, on ju, et noh, ja päevasel ajal, kui on siis see nagu tööde tegemine ja toimetuste aeg, et noh, siis tuleks sealt mingit sihukest taustamuusikat, mis nagu, noh, võib tulla seal vaheldumisi kloppimisega küll, et noh, laupäeviti võib ju vaipu kloppida ka, on ju. aga noh, et sealt puhtalt nagu ainult seda tuleb, et seda on nagu mitte seda, mina ei virise üksi nii paljudega, kui ma olen rääkinud. Nii paljud on mulle kõik seda nagu öelnud ja sellele viidanud, et see on liiga ühte väravasse see muusika. Ja noh, tegelikult ma soovin nagu tore, et inimesed sellise asjaga tegelevad. Ja ma loodan, et see minu kriitika on siiski edasiviiv, parandatav ja tekitab, ja kui seal tehakse mingeid muudatusi ja parandusi, neid nišše suurendatakse, et seal oleks rohkem nagu erinevatele generatsioonidele, erinevatele huvigruppidele midagi kuulata, siis tekib ka kuulajaid juurde. Ja kui kuulajaid tekib juurde, no mida enam tahta, eks ole. Et kunagi ma käisin ühel, no oleneb inimestest arusaamisest, eks ole, ma käisin Värskas ühel, ta on Sulkal, reede õhtusel Sulkal, seal oli üks Võrumaa bänd, mängis tookord, seal oli päris noh, mitte mingi 1-2 mehe bänd, vaid seal oli täiskoosseisus ja muidugi seal oli siis võimendus ikka, no tead, nii põhja keeratud, kui väega andis. Ja niimoodi, et noh, isegi esimeses baariruumis kuulates oli ta ikka liiga tugev ja inimesed tulid aga järjest kaugemale sinna baari ja seal saalist nagu ära, nad olid kutsutud sinna mitte nagu inimesi hirmutama, vaid nagu tantsitama, on ju.
ja mina võtsin siis kogu oma julguse kokku ja läksin siis sinna bändi juurde ja ütlesin niimoodi, et teate, et kui te nüüd keeraksite seda võimendust natukene maha, tugevust maha, et siis oleks see nagu huvitavam ja selle peale öeldi mulle niimoodi, et me siin teeme muusikat ja me teeme siin kvaliteetset muusikat ja sa mutt ei tea, ma olen 20 aastat tagasi, 25 aastat tagasi, et sa ei tea sellest asjast, sa ei jaga sellest asjast mitte midagi ja kui ei meeldi, siis mine kaugemale, on ju. Ja ma ütlesin, teate, te olete siia kutsutud tantsima, tantsitama inimesi ja teie tegevus täna peaks olema siin selline, et te meelitate inimesi ligi, aga mitte ei peleta eemale. Nii nagu te mulle ütlesite praegu, et minge eemale. Kui ei sobi, mine eemale, kuula kaugemalt, on ju. Aga kui kõik minema jooksevad, no kelle jaoks sa siis mängid, sa võid ju omast arust teha lõppkõva mees olla, on ju. Temperamentne väge eestlane, nagu nad seal nagu ütlevad, on ju. Aga no see temperamendiga, no selle kõvadusega, no keerame põhja, no. Põhja on ju, keerame ka kruvisid, tüüpiline diskurite ja nende siukeste suure egoga meeste ja tarkurite jutt, on ju. Aga kas siis on ikka eesmärk selline, et kõik eemale peletada, et kui sa oled kellegagi tantsimas, sa ei saa seal miilustada ega keelt kõrva jääda vaikselt midagi sellest, sa ei saa isegi rääkida sellepärast, et see muusika on niivõrd tugev, et no sa ei kuule mitte midagi peale selle tümpsu ja selle lärmi. Lärmi, see ei ole enam muusika, see on lärm. Vot niimoodi. Nii et ma siiski soovin kõike head meie raadiole ja ma siiski loodan, et no see on Sulo hobi ja et ta oma hobiga suudaks ikkagi edasi minna, kuulajaid juurde võita ja kõik läheks nagu edaspidi nagu paremini ja sellest minu tänasest kriitikast oleks kasu. Ja isegi kui, ja ma muidugi vabandan, eks ole, et noh, ma ei olnud eriti leebe oma kriitikaga, aga noh, hinga sügavalt sisse ja mõtle asja üle järele, et võib-olla oli selles ikkagi oma iva ka sees, on ju, tõetera sees ja võib-olla tasuks siiski midagi nagu muuta või arvesse võtta ja midagi parandada. Aga kui ei, no see on igaühe oma asi ja mina siiski loodan, et minu nimi kaob sealt toetajate nimekirjast ära, nagu ma siin keskel palusin, eks ole, ja minu lood kõik sealt ära kaovad ja neid enam seal ei mängita. Ja see on minu viimane palve. Nii et edaspidi ma sel teemal enam rääkima ei hakka ja kõike head, kõike kaunist ja tervitused ikkagi kõigile sinna nii Kagu-Eestisse, Lõuna-Eestisse, Põhja-Eestisse, saartele kui igale poole, kus mind ka kuulatakse, vaadatakse. Nii et tšau, paka!